Televisioon jätkab presidendikandidaatide eksklusiivintervjuudega. Meil on tõesti hea meel tervitada siin oma stuudios Keskerakonna presidendikandidaati Mailis Repsi. Proua Mailis, vaadake, teil on vist üks laps on seal selja taha jäänud. Jah, et kust siis selline otsus nüüd tekkis kohe? Palun rääkige see siis kõigepealt lahti. See tuli just. Aga vot nüüd Keskerakond paistab olevat väga lõhenenud, et kelle presidendikandidaat te siis olete, et kas te nagu Savisaarega olete selle läbi arutanud, et kas Savisaar toetab teid? Mis need Savisaar siin enam nüüd? Tema on minevik meil ja juba uutel siin uued mõtted ja teod, kõik on juba valmis. Ahah. Aga no loomulikult väga tore, selline paljulapseline 4 lapse ema vist, jah? Kandideerib presidendiks, aga mis te nagu leiate või milline president oleks siis nagu Mailis Reps Eesti Vabariigule? Palju tegemist ja teotahet on hästi palju, kõike tahaks teha ära. Kõik on nii palju tegemist. Selge. Aga nagu ma aru saan, siis teie abikaasa on lätlane Agris. Agris, jah. Aga kus Agris on praegu üldse? Agris, ma ei tea, kus Agris on. Ma lihtsin talle, ta ei võtnud vastu telefoni praegu. Ma ei tea, kus ta praegu on. Läks, et läheb prügikasti välja viima, aga eile õhtu läks. Ei ole tagasi tulnud. Aga küll ma ta kätte saan. Ei ole probleemi. Selge. Kõigega saab hakkama, kõik on korras, kõik on kontrolli all. Aga kas teil raskeks ei lähe, ma vaatan, et lapsed siin jooksevad ringi, kas teil raskeks presidendina ei lähe, et abikaasa Lätis ei tea, kus läks ja... Küll Agris hakkama saab, ega tal see aeg-ajalt jah, niimoodi kaob ära, aga küll ta uuesti välja ilmub, ega midagi hullu ei ole sellest ju. Kõik on hästi. Aga kas võib siis loota, et kui teist saab presidentid, siis nagu ka Eesti ja Läti vahelised suhted kuidagi nagu paranevad või ütleme veel muutuvad tihedamaks ja mil moel? Kindlasti, ma juba Neiu Eevaga juba rääkisin, et kõik saab korda, juba on kõik kokku lepitud. Kõik on kokku lepitud. Ei ole vaja muretseda, kõik saab korda. No väga tore, aga võib-olla lõpetuseks ütlete midagi läti keeles, siis te kindlasti oskate hästi läti keelt, ma kujutan ette. Ma olen üks õppinud niimoodi, salde jumps ja pales laiks. No selge. Steevi Miilu. Ja väga tore, aga suur tänu teile, proua Reps.